Mine metsa. Oli jah. Pandi kohe kolonni. Jõudsime Läti väidetavalt kõige õudsemasse kohta. Vana vangla. Siin on näha seda vanglat. Ja no siin on juba suveniiri osa. Meil läks enne tuurile jõudmisega kiireks, aga ma sees filmida ei saanudki, sest et ei olnud lubatud. Aga me oleme, siin mu selja taga on suur kaart ka ja Karosta sõjaväelinnaku osas. Siin on vana sõjaväevangla ja tehakse tuuri ja tegelikult saab siin isegi ööbida julgemad, aga see on hästi täis pukitud. Tõnno isegi korra vaatas, mina muidugi ei olnud nõus siia tulema ööbima ja no lastega ka, et see siuke külastus on ka selline natukene so-so. Ja piletitest ka, siis siin on ka Eesti perekaardiga, saab soodust, lapsed said tasuta ja ma kohe küsin, Tõnno, palju piletid olid? Üks täiskasvanu oli 8 eurot siis. Aga mis tavahinnad on, ma ei tea. Väljas siis selline, kõik on kinni müüritud, näidati meile kartsa ja kongi ja filmida ja ei olnud lubatud. Ja siin on kohvik ka. Nüüd on näha, järgmine grupp koguneb ja lõunaaeg. Nii palju rahvast juba. Nii et soovitame jällegi hommikupoole tulla, vähem rahvast. Meie grupp oli ikka palju väiksem. Siin võetakse siis ingliskeelne grupp eraldi ja läti-venekeelne grupp eraldi. See giid on selline suht otsese ütlemisega, niimoodi trillis peab minema, aga noh, inimesed väga ei järginud seda ikka jooksevad. Aga ma tahtsin näidata siin seda kaarti, kinnine sõjaväe osa. Käsitsi siis kaevatud kanal kaitse eesmärgil ja noh, eks samamoodi, et siit keegi plehku ei saanud panna. Siin on tehtud ka mingi väike mänguväljak ja pimedus võib siin päris õudne olla. Tere! Minul on juustuga pannkoogid. Kotleti 6 euri ainult 5,80 täpsustame ja loomulikult tšebureki ka ikka 2,50. Vana sõjaväevangla. Ja mis vaatega meie Preili teeb metsapeatuse. Läks vastu rehvi ja plekid peale, aga no loodetavasti saame kodus puhtaks. Aga nii ilusasti terve hommiku hoiab ilusti püssi kinni ja käib potil. Lapsevanemad teavad seda rõõmu. Kaasas kantav mängukomplekt, kus saab autosid radadele panna ja see on järjest raskemaks lähevad ja see tegelikult on 7+. Aga ma lihtsalt näitan, et 3-ne saab ka väga edukalt mängida. Ta teeb lihtsalt oma loogikat, et paigutab lihtsalt neid autosid siia rajalt. Väga hea, hoiab pikalt tegevuses. Mõmmiga alati kaisus. Emma! Ma tegin isa. Emma ei aina midagi. 4 ei ole. GTS 4 ka pole. Metsavahe, pikk kruusatee. Kus me lähme? Ei tea. See tee tõi meid. Me oleme nüüd Irbene suure Liitlateid. maailma suurusest 8. See oli kõik täiesti salajane. 90-ndatel tuli see avalikuks ja kui Nõukogude Liidu väärtused, nad üritasid seda hävitada, valati hapet sinna masinatele, lõigati kaablid puruks ja tehti kõik, mis võimalik, aga õnneks antenn jäi alles ja Euroopa Liidu rahadega see on nüüd taastatud. Nüüd kasutavad seda ülikool ja teadlased maailmaruumi ja kosmose uurimiseks, aga omal ajal siis uuriti sellega vastaseid, kuulati telefonikõnesid pealt ja segati raadiosidet. Mega põnev ja meie saime selle info naabrimehe Ants Uustalu sotsiaalmeediast ja et tema siin käis ja me mõtlesime, et natuke tiirutame, vaatame, kas kuskil pääseb ligi ka, kui ei saa, siis paneme kõne peale, et küsime Ants, kas sina said. Aga igal ajal jah, väga põnev ja siin on neid väiksemaid antenne veel ja vaatame, äkki saame kuskilt natuke lähemaks. Püüame siin nüüd ringi seigelda. Ehk leiab midagi põnevat, sest et enamus alast on aiaga piiritletud, ligipääsu ikkagi ei ole. Aga me veidi siin ikka seiklema. Meil ei anna rahu, kuhu teed viivad. On inimene. Mine metsa!
oli jah? Miks on auto siin? selle auto. No tal on vaata mingi ämber seal. Kas ta korjas mingit marju? Aga vähe ei ehmatanud. Ma teen. Ma arvan, ta ehmus tegelikult samamoodi nagu meie. Ta peti minna teed. Ka uurid. Ta elab siin äkki. Ta ei taha ka, et teda märgatakse. Elu on seiklus ja tuleb otsida ägedaid elamusi. Igatahes siin on mingi eeldatavasti nende, kes siin Nõukogude ajal elasid, nende garaažid ja elamud olnud. Ja väga palju on maha ka lammutatud. Teeme kiire snäkipeatuse. Ja no põhimõtteliselt vaatasime, et siin saaks iga laps endale oma maja ju. Et äkki isegi võiks mingi investeeringu teha. Päris õudne tegelikult. Aga äge ka. Õnneks meil kodust laost võtsime päris palju neid snäkke kaasa erinevaid. Saab nosida. Omal ajal on siin ikka ilmselt väga palju rahvast olnud. Majad on ikka suured ja neid on siin palju. Kuidas sees oli? Istega sisse, ärge ronima minge. No ma siit ukse pealt ikka piilun. Huvitav on. Jah, nagu ikka. Kortermajad. Nii palju lagunenud. Täitsa lagunenud. Ma tein, et tuttu oli sees ka. Aga kunagi on siin kõva elu käinud. Jõudsime Läti tippu Kolkasse. 2 merd kohtuvad. Mustikad ja jõhvikad. Pohlad siin jah. Päris kihvt. Siin on veetase on nii kõrge, et rannik on kõik läinud. Puud on vees. Ja näete seal eemal Läänemeri ja Riia laht kohtuvad. Ja tooni vahet on ka näha, kaamera ilmselt ei võta seda ära, et siin üks osa on pruunim, üks osa on sinisem. Siia risupesse ujuma teidki meid. Ja siia risupesse. Aga päris kihvt, vesi on jah nii kõrge. Teised söövad kõrval kohvikus. Me sööme metsa all, metsainde. Mustikad kõik korjamata ja söömata, väga head magusad. Me otsustasime joosta. Pisipreili on süles, aga teeb ka niimoodi. Nagu jookseks. Siit on tee lausa ära viinud. Ma ei saa väga lähedale praegu minna, sest padukat hakkas sadama. Noh, üks paneb merre. Et siin on ägedamalt näha. Vihma sajab ja tema läheb ette. Aga ilus on siin küll.